Me ei tea ju, mida teha. Publikut enam ei jää, kes kõik lähevad lavale. Nii, meie kuulus selline lugu, et jõuludaeg kuulutati see konkurs välja. Nii palju tuli neid lugusid, et meil oli jube suur vaev midagi õiget välja valida. Sellepärast me teeme väikse populiit 3 loost. Ja kui me neid lugusid tegi, siis tuli välja, et see laulmine ei sobinud kõigile, et äkki lööme liikumise. Ja siis need lood on ka nii valitud, et igaüks võib kaasa laulda ja see kaasa laulmine on sügavalt soovitud. Tõstis kurje üles öisest fjordis ja särasid ta tulel mustas vees. Üks väike tüdruk kaljus nõie murdis, ratta alle juurde astus mees. Põis langes alla rannavahu piiri ja tuulelaulu mustus vaiknenud. Muljad kulgu mere poole tüüris ja ookeani lõudis hommikul. Nii, nüüd jõudis laev kohale. Esimene pürimisi ratsid ja juua, kõik oma kokka tahab kodumaale tuua. Ei jumalaga mäng, sest tuules oli rõhk ja reisusiks oli meile Rotterdam. Ja jumalaga mäng, sest tuules oli rõhk ja reisusiks oli meile Rotterdam. Kokal pudru kõrmes põhjas, see oli maha märg, siis lassi otsa tõmmatud sai kokka vanas. Ja jumalaga mäng, sest tuules oli rõhk ja reisusiks oli meile Rotterdam. Ja jumalaga mäng, sest tuules oli rõhk ja reisusiks oli meile Rotterdam. Kui massi otsa tõmmatud sai kokka vanas, siis paistis iga ühele, kui viimse päeva märka. Jumalaga mäng, sest tuules oli rõhk ja reisusiks oli meile Rotterdam. Ja jumalaga mäng, sest tuules oli rõhk ja reisusiks oli meile Rotterdam. Ja nüüd kõik mõmisevad, amisevad ja pubisevad kaasa. Kui on meri ülge hall ja sind ründamas suur hall. Kui on meri ülge hall ja sind ründamas on suur hall. Nõnda jaan mõelda siis, et kuskil rannaviin ja mere ääres väike maja ootamas on sind. Nii hea on mõelda siis, et kuskil rannaviin ja mere ääres väike maja ootamas on sind. Seal, kus vana kaev on, istub aia pärav on. Seal, kus vana kaev on, istub aia pärav on. Et kuskil rannaviin ja mere ootamas on sind. Nii hea on mõelda siis, et kuskil rannaviin ja mere ääres väike maja ootamas on sind. Aplaus! See Tallinna esitus meenutas mulle juba nagu 90-ndatel suguvõsa kokkutulekut, kus suur hulk inimesi ja üks onu alati pilliga. Tulid siuksed meenutused meelde, aga vaatame, mis mõtted on žüriil. No, mida kõike tehakse ühe lauluvõistluse võitmise nimel, imeline tõepoolest. Ja ütleme ausalt, et kui selle valitsuse ametisse astudes oleks keegi öelnud, et me näeme Kristen Michalit kapteni kostüümis lavalt kantsu kepsutamas, ma ei oleks uskunud. Aga näed, kas ei vähe tuli.
aga võimas number, au ja kiitus. minul tuli rahvarinne meelde, väga selline rahvarinne massiüritus, ma pean alati ütlema, et nendel massiüritustel ma ei tundnud ennast kunagi hästi. Mina olin alguses päris hämmingus, sellepärast et ma arvasin, et ma olen Reformierakonna suvepäevadel ja räägitakse mingit mereteemalisest laulust ja Kristjan lavale kindral Pinochet. Aga no ütleme, ajalooteadmised said nagu täiendatud. Sellepärast, et ma sain teada, et kindral Pinochetil meeldis nagu kuulata Vaikse ookeani lainete loksumist ja tal oli rahva täielik toetus, mida masside toetuseks raha öeldi. Nii, aitäh ja kõige olulisem vaatame, kuhu läheb Tallinn žürii punktidega. Nii, 26 punkti, väga suur aplaus Tallinnale veel kord. Kuid me pole jõudnud veel isegi poole peale, nii et olge valmis. Järgmisena astub lavale Harjumaa noored.